Me oleme oma töömurdjate rubriigiga jõudnud täna Tallinna vanglasse, kus on praegusel hetkel üle 1000 kinnipeetava. Õnneks mina midagi halba korda ei ole saatnud ja mina nendega liituda ei kavatse, kuid meid ootab siin täna Sigre, kes on vangivalvur siinses naiste osakonnas. Tallinna vanglas on täna 5 erinevat osakonda. Meie külastuse hetkel on seal 1014 kinnipeetavat, kellest 78 on naised. Ametnikke on seejuures kokku 348. Inimese jaoks, kes iga päev trellide taha ei satu, on seal majas orienteerumine paras katsumus. Lõpuks me õnneks siiski õige osakonna ja õige valvetornini jõudsime. Tervist! Mina olen Kristina. Tere! Mina olen Sigre. Väga meeldiv. Ma saan, et sina oled valmis täna mulle siis natukene oma tööd tutvustama. Ja natuke ikka saab tutvustada, nii palju kui meil on lubatud. Kui pikk tänane vahetus on, mis kell alustasid? Ma tulin täna varem. Täna ma tulin 7:10 ja lähen natukene varem ära, aga muidu hakkab 7:40 ja 8:10 õhtul lõpeb. Et 12 tundi. 12 tundi, päris pikk päev. Vangivalvuri töös tuleb olla terav kõik 12 tundi. Sigre sõnul on saladus selleks hea uni. Naljatledes võib öelda, et vangivalvur on täna kinnipidamisasutuses nii psühholoog, lasteaiakasvataja kui ka sotsiaaltöötaja. Kõik mured ja rõõmud ning kaklused ja tülid on nende lahendada. Päeva esimene ülesanne viibki Sigre osakonna peale ringile, et vaadata, kas kõik on nii, nagu peab. Kui kinnipeetavad ei ole parasjagu tööl, saavad nad terve päeva vabalt osakonnas ringi liikuda. Ma panen kindad ka kätte. Ma just jälgisin, et kohe lähevad kindad kätte. Kas see on siis nagu elementaarne selline? Ma ütleks, et mina panen need sellepärast kätte, et ma olen alati valmis kõigeks, et meil midagi siin ei ole väga hullu juhtunud, aga ma olen valmis nagu, et kui midagi juhtub, et mul on juba need kaitsevarustus nagu käes. Minule ka kõrval seisva inimesena tundub võib-olla naiste osakond selline nii-öelda ohutuma. Kas saab täna sellist üldistust enam teha? No ma julgeks öelda, et tänapäeval on üldse ikkagi vangla suht turvaliseks läinud, et ei ole nii, nagu siin 90-ndatel oli, et tapeti siin ja ma ei tea, ma ütleks, et siin naistes on suht rahulik. Ma tahaks sülitada üle jälle, et jah. Et eks ikka meil siukseid väikseid naiste siukseid. Kukapokse? Jah. Naiste osakonnas ei ole aga täna enam ainult naised. Selle ühte ossa on paigutatud ka täiskeeldudega mehed ehk kinnipeetavad, kellel ei tohi välismaailmaga olla mitte ühtegi ühendust. Ainus erand on nende kaitsja. Sigre tuleb enda sõnul iga päev tööle rahuliku südamega. Suurim tülijõun on tema sõnul naiste osakonnas telekapult. Siin on olnud nii, et peidetakse nagu pult ära, et ei saaks keegi teine vaadata. Mis see kõige, ütleme siis kinnipeetavate seas kõige populaarsem saade on, oskad sa öelda? No õhtul on ikka uudised. Väga hea. Kas Reporter või TV3 uudised? Oota, ma mõtlen praegu. Ei, AK-d ma ei tea, kas nad vaatavad selleks, et selleks ajaks on nagu osakond kinni juba. Aga nad, äkki oli Reporter. Ma väga vabandan. Aga neid huvitab tegelikult krimi uudised. Mõistagi. Nad ikka vaatavad. Lähme siit üles ka. Et nad vaatavad ikka seda, et kas mõni tuttav on sattunud vangi. Jah, eluga tuleb kursis olla ka trellide taga. Meie ringkäigu ajal selgub, et vangivalvuriks sattus Sigre tegelikult täiesti ootamatul viisil. Kontoritöötajana otsis ta lihtsalt liikuvamat tööd ja siis jäigi tema teele kutse Tallinna vangla karjääripäevale. Tänaseks on sellest möödas 7 aastat ja Sigre pole oma otsust veel kordagi kahetsenud. Väga üllatav, et inimene ütleb, et tahab liikuvamat tööd ja siis esimene järeldus on vanglaametnik. Noh, ma ei tea, selles mõttes, et ma räägin, ma kunagi tahtsin tegelikult politseisse, aga see jäi saamata. Aga mis lähedased ütlesid? Oli küsimusi ka, et naisterahvas vanglaametnikuks? No, ütleme nii, et vanaema ja ema arvasid küll, et siin tapetakse kohe ära. Keegi sinu elu ja tervise kallal ei ole kippunud, nagu vanaema kartis? Noh, eks ikka olen saanud, on sülitatud ja vett visatud ja aga noh, see käib siin vangla töö juurde. Et õhtul teed niimoodi ja lähed koju? Jah, pesen näo puhtaks ja korras. Reaalsus on aga see, et vangivalvuri ülesanne on tagada rutiin. Oluline on näiteks see, et iga kinnipeetav jõuaks õigel ajal ja õigel päeval tööle. Kas siis pakendusse, pesumajja, tehasesse või õmblema. Alustama peavad aga kõik majapidamistöödest. Et siin on meil õmblus, et hetkel on nendel tööd vähem, et muidu on meil kõik need istukohad ka siin täis. 20 pluss või? Jah, et praegu on jah kuidagi
ju siis on tellimused kõik täidetud nii hästi, et pole vaja siin rohkem midagi. Mis parasjagu töös on? Ma ei teagi, mis te praegu teete? Lõikab ainult. Ja, praegu on vangla joped, ma vaatan siin kinnipeetavate joped. Ise endale jopesid teha sõna. Siis tuleb hästi teha. Rootslastele? Siis aga jõudis kätte päeva üks oodatuim osa. Ma saan aru, et siin on tänane menüü kõigile nähtavale kohale panna. Ei, see ei ole ainult tänane, see on terve nädala. Ja. Osakond suletakse. Kinnipeetavad liikuge teile ette nähtud kambrites. Lõunasöögi aeg hakkab. Söögi valmistavad ja jagavad laiali taaskord kinnipeetavad, kuid igal sammul saadavad neid vanglaametnikud. Ikka tööd saad teha või? Saad või? Palun. Tunnise vahetuse ajal peab Sigre olema 110% kohal, kas füüsiliselt kinnipeetavaga ühes ruumis või kaamera vahendusel. Uuendusena peavad vanglaametnikud kinnipeetavaga osakonnas ka iga päev vähemalt 3 tundi koos aega veetma. Sa ütlesid, et sinu lemmiktegevus on? Mina käin Unot mängimas nendega. Või siis panen pusad kokku. Kes võidavad üldjuhul, kas kinnipeetavad või sina? On nii ja naa olnud. Viimane kord, kui ma mängisin, oli, siis ma jäin teiseks. Aga minul tekkis see küsimus, et kui me kõndisime vaat seal ka selles pesuruumis ja töökohtades ringi, et tegelikult need inimesed ju, nende jaoks oled sina tuttav, nemad on sinu jaoks tuttavad, et kui raske on ikkagi hoida seda, et mina olen vanglaametnik, sina oled kinnipeetav, et me ei ole sõbrad. Et kui sa nendega Unot ka pead mängima veel õhtu lõpuks, on ju? Jah, eks kindlasti on niisugused kinnipeetavad, kellel see piir on väga õhuke ja ta ei saagi aru võib-olla sellest, et ta hakkabki kujutama, et võib-olla me oleme sõbrad, aga üldjuhul nad ikkagi saavad aru. Aga näed sa noorte kolleegide pealt ka seda, et tegelikult neil on nagu keeruline seda piiri kuidagi seada? Õnneks ei ole näinud seda. Meil on suhteliselt ikkagi korras siin. Kord on majas, väga hea. No kui nad tulevad siia, siis ma ütlen neile, kinnipeetavatega seksuaalsuhteid ei tohi luua. Igasugu suhteid tegelikult. Ja ei tohi nendele igasuguseid lubadusi anda. Sigre ei ole kusjuures naisena selles ametis sugugi erand. Tallinna vanglas on lausa 40% ametnikest naised. Sigre sõnab, et töö on vastutusrikas, kuid põnev ja head kolleegid on põhjus, miks ta tuleb alati tööle hea meelega.